Tänane jutlus, nagu piltki näitab, on õieti keskselt Samaarlasest, aga ma loen selle Luuke evangeeliumi järgi, see on natuke mõne nüansi võrra teisiti, kui see on Mattuse evangeeliumis või Markuse evangeeliumis, ja kuuleme seda evangeeliumi. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle: mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle: sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates: üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane, kui ta jõudus temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haamad, valas nende peale õli ja veini, tõstis oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenorit, andis need peremehele ja ütles: kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles: see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle: siis mine ja tee sina nõnda samuti. Aamen. Usklikena on meil kindlasti selliseid lemmikkirjakohti. Ja me võimegi hetkeks mõelda, et mis on need lemmikkirjakohad. Võib-olla Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Võib-olla veel midagi armastusest. Aga ka see kirjakoht võiks olla lemmikkirjakoht vähemalt Samaaria organisatsiooni töötajatele, sest meie linnas on ka Samaaria seal Siimu silla juures ja see tegelikult on vihjega selle samale sündmusele. Kui Jeesus käsutundjatega ja siin ühe konkreetse kiusliku käsutundjaga Jumala ja ka ligimise armastuse topeltkäsu üle räägib, siis siin Luuka evangeeliumis ei seisa midagi sellest, et see oleks nagu esimene või tähtsam käsk. Mattus ja Markus küll ütlevad, et see on esimene, aga siin Luukas ei räägi, et see oleks nagu kuidagi esimene. Siin ei räägita ka sellest, et see võiks olla kuidagi lemmikkäsk, vaid kogu see jutt hakkab sellest peale, et kuidas võiks jõuda igavesse ellu. Igavesse ellu. Mis ma pean tegema? Ja peab ütlema, et sellele teemale vastata ei ole nii lihtne, sest iga inimene on omaette inimene, iga inimene on isepärane. Ja siin ei aita õpetatus, kogemused, lugupidamine. See, mis mina pean tegema või sina pead tegema, seda ei ole üheski raamatus täpselt kirjas. Seda ei leia sa ka kuskilt interneti avarustelt.
ega ka oma peast mitte. Sest lõpuks me jõuame ikka sellesse punkti, kus me üksi kogu oma eluga seisame surma ja siis issanda palge ees. Ja mis siis on nagu kogu selles mälestuste pagasis, võib-olla osa on sellest kustunud, aga issand ees on kõik avalik, seda üksnes tema teab. Kui me räägime igavesest elust, see ei ole mitte niisuguse laheda elutunde maksimeerimise küsimus. Et meil on hea tunne elust, et me saaksime veel mingit kvaliteeti veel juurde. Vaid siin on jutt sellest, kuidas meie elu võiks üldiselt ja põhimõtteliselt üldse õnnestuda. Nõnda, et seal oleks igavene väärtus ja igavese elu päriksime. Ja piibel annab niisuguse põhjapaneva reegli. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest nagu iseennast. See oli kõik olnud ka Vanas Testamendis. Esimene käsk, issanda armastuse käsk oli kindlalt ja ka ligimese armastuse käsk oli, aga nad olid lahus. Et kui te loete hoolega seal neid 5. Moosese raamatuid, seal on kõik niimoodi lahus on. Siis on ligimestest jutt, aga mõeldud on rohkem rahvuskaaslastele. Võõrad peab ka hoolitsema nende eest, aga omas ikkagi rohkem. Et see üldprintsiip, me oleme kõik sellega nõus. Armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Ja nüüd vaadake selle kiusliku seaduse tund ja küsimus on detailis. Väike detail. Ja meie elu jääbki sageli detailide taha pidama. Aga kes see ligimene on? Ja kes siis on mu ligimene? See on küsimus. Ja seda tuli täpsustada. No kes on ligimene? Me ütleme, et oma särk on ikka kõige lähemal. No oma sugulased on kõige lähedasemad. Oma särk on isegi nii lähemal, et ta on lähemal kui mu põntsak. Et selle ma annan ikka viimasena ära oma särgi ja siis kes on ligimene. See ei ole teoreetiline küsimus ja Jeesus ei vasta sellega teoreetiliselt. Kui meil oleks näiteks eetika või moraaliteoloogia kursus, siis me räägime teoreetiliselt. Arutleme, kes on nii ja naa ja ajalooliselt, aga Jeesus ei vasta teoreetiliselt. See, kui samaarlane, ta räägib selle samaarlase loo. See on niisugune asi, et hiliskeskeaegsel piibli illustratsioonil on see nõnda veel maalit või nagu joonistatud, et samaarlane on türklase peakattega. No, türklased tol ajal, hiliskeskaajal ja ta juba ähvardasid kogu Euroopat ja eriti Konstantinoopolit, tänast Istanbuli, türklased lõpuks sellega 1453. aasta maikuus lõpus ka vallutasid. Ja see hirm, mis tänagi on Euroopa ees, see hirm valitses ka tookord. Ja siis see piibli kirjutaja, tema maalis selle türklase, selle samaarlase koha peale. Tuleb võõras ja aitab seal, kus omad lähevad mööda ja ei näe. Aga see samaarlane, kui ta hakkas Jeruusalemmast minema Jeeriku poole, siis tal ei olnud ju mingit plaani. Ei olnud, ta ei kirjutanud projekti kellegi aitamiseks, et teeme ühe sotsiaalprojekti. Vaid tema ajas oma äriasju. Kaubareisija. Ja satub olukorda, kus ta korraga märkab seda abivajajat, kes seal tee peal on röövitud, läbi pekstud ja oma haavades. Inimene, kellest ei ole mingit kasu lootagi sellele aitajale ka mitte. Teised on mööda läinud, need on kõik vaimulikus seisuses, kes ülem, kes alam,
vaimulikus seisuses. Ja selline olukord. Jeesus tahab ju tegelikult siin öelda, et me tegelikult ei vali ja me ei planeeri oma ligimesi, vaid need ligimesed tulevad ootamatult meie teele. Ja tulevad just, me läheme oma puhkusereisile ja siis korraga on nad meie teel. Et me hakkame siit kodu poole minema, komistame, keegi tuleb ja aitab. Me ei tea, mis järgmine nädal ette toob. Kes on meie ligimene või kellele meie oleme ligimesed. Ja kui selline inimene, abivajaja, satub meie teele, siis see on Jumala kutse. See on nagu üks kõrgem kutse, vaat siin see üldine printsiip korraga hakkab tööle. Jumala armastuse, inimese armastuse küsimus. Kui nähtav ta ka teistel on, seda meie ei määra. Siin samaarlase puhul on ta nii nähtav. Ta hoolitseb, see samaarlane selle abivajaja eest kuni lõpuni. Kõigepealt annab esmaabi, siis paneb muula selga selle abivajaja, siis ta viib öömajale, siis maksab 2 teenorit, see on päris suur raha, ja siis ta ütleb sellele hotelli omanikule või öömaja, motell või mis ta on, siis ütleb, et kui ma tagasi tulen, ma maksan ka ülejäänud kulud. Aga ta läheb oma teed. Ligimene, ma usun, see on tähtis teada, et meie ei vali seda teoreetiliselt, vaid ta tuleb ootamatult. Ja see on nagu üksik inimese küsimus, tema ja sina. Ja mis sa siis teed? Nüüd kindlasti sellel on laiem taust täna, sest see samaarlase lugu, see puudutab väga palju seoses ka põgenikega, kes tulevad Euroopasse, on tulnud, kes on juba kohal, kes veel tuleb, pagulased ühest ja teisest rahvusest. Et seda kirja kohta alastest samaarlasest räägitakse, jutlustatakse. See on lähtepunkt ka sellele, miks Eesti kirikute nõukogu ei ole võtnud seda seisukohta, et meie ei aita teisi, vaid on võtnud selle seisukoha, et võimaluste piiris aitame neid, kes siia satuvad. Selline üksikas abi ei lahenda suuri poliitilisi ja sotsiaalseid probleeme. On kõigile selge. Ka see Samaaria mees, kes seal teekonnal aitas seda, tema ei lahendanud ühtki suurt probleemi. Tema ei lahendanud seda probleemi, et kuidas nende röövlitega hakkama saada. Kuidas maffiaga hakkama saada. Me saame kõik aru sellest, et see, mis ka Euroopas on nüüd toimunud ja veel toimub, et see ei ole lihtsalt juhus, vaid selle taga on väga mitmed ka ärilised motiivid. Võib-olla kuni tipp-poliitikuteni välja korruptsioon, miks need Lõuna-Euroopa piirid niisugused on, nagu nad on. Eile hommikul seal Viimsis meie koguduste suvefestivalil esines külalisjutlustaja, ma vaatasin pildiraadio kaudu, tema esinemist on Liibanoni baptistliku hariduskeskuse juhataja Emil Costa ja ta nagu rääkis seda oma olukorda. Liibanonis on 4 miljonit elanikku. Liibanon on 16 korda väiksem kui Süüria territooriumilt. Ja nad on vastu võtnud 1,5 miljonit põgenikku.
Ja kui see põgenike laviin, ja nad on, liibanoolsed ei armasta süürlasi, nad on nagu okupandid olnud kogu aeg, pikka aega. Ja kui see hakkas üle piiri tulema, siis need kogudused, need ei ole seal palju, baptisti kogudusi. Et ühed ütlesid niimoodi, et meie nendega ei tegele. Et piibel ütleb, et oma usukaaslasi tuleb ikka kõigepealt nende eest hoolitseda. Aga need on võõrad, need on mohameedlased. Aga mõned kogudused võtsid selle väljakutse vastu ja jõudumööda on aidanud. Ja tulemus on see, et nad ütlevad, et nendes kogudustes on 40%, see on siis pool kuuleskonnast, on täna riietatud nii, nagu muhameedlased on riietatud. Ta ütles, et meie ei tea, mis nende peas toimub. Aga üks on selge, et need inimesed tulevad regulaarselt meie Jumala teenistustele, mitte ainult abi pärast, vaid tänupalvetega, et Jumal on nende palveid või selle koguduse palveid kuulnud. Kogudus palvetab. Seal on pöördumisi, on ristimisi. Ta ütles seal selle suure kogu ees, ma annan selle edasi, ta ütles, et ma ei saa aru, mis toimub. Et meil ei ole nagu mingeid poliitilisi lahendusi selles olukorras näha. Et tänaseks on 80% selle väikse koguduste liidu kogudusi aitamas. 20% kogudusi ikkagi ütleb, et ei, et meie oleme oma ette, me ei tegele nende asjadega. Ja selline olukord. Nad aitavad praegu umbes 100 000 põgenikku ühel või teisel viisil ja muidugi ka Euroopa ja Ameerika baptistide abi on nagu rahaliselt ja toiduainete osas on taha tulnud, aga kui kaua nad suudavad seda tagada, ei tea. Ta ütles, et see on nagu meeletu segane maailm, kus ei ole selgelt näha, kuhu see asi läheb. Ei ole kindlust. Et see on nagu imelik, et kui mina tahan sõita Euroopasse, siis mul 3 kuud ma pean viisa järjekorras olema. Et minu menetletakse, et ma saaksin viisa Euroopa Liitu. Ja korraga ühe suvega on siin 1,5 miljonit süürlast Euroopas, ilma igasuguse viisata. No seal on ka teised rahvad ja see on üks suur ja segane protsess. Ta ütles, et see on lihtsalt üle mõistuse käib, aga see, mis on kindel, on see, et Jumal juhib neid protsesse. Ta ütleb, et ma ei saa aru, miks need ülirikkad Araabia riigid ei ole avanud oma uksi ja ütlenud, et tulge usukaaslased, me võtame teid vastu. Ja eurooplased, kes on nagu veel nime poolest kas või kristlased, on korraga oma uksed kuidagi ikka paotunud ja et mis siin maailmas toimub, me ei saa aru. Aga ta ütles, et üks on selge, et kui see ligimene seisab, ta tsiteeris seda samaarlase kirja kohta, kui see ligimene seisab sinu ukse taga, siis on, Jeesus ütleb, mis peaks tegema, teda aitama. Selge on see, et meie abi ei lahenda suuri probleeme. Vastupidi, see võib kohati isegi uusi probleeme, ka julgeolekuprobleeme juurde tuua. Aga me oleme teinud midagi, mis kirjeldab Jumala armastust iga inimese vastu. Kui me armastame Jumalat üle kõige, kuidas me saaksime siis oma ligimest, kes on ka Jumalast loodud, Jumalast armastatud, vähem armastada, temast kuidagi mööda minna. Seda on kergem rääkida, kui ellu viia. Sellepärast see kirjatundja ju selle täpsustava küsimuse esitaski, et ehk saab kuskilt ühe väikse ukse, kus selle vastutuse eest kuidagi oma elus põgeneda. Ma tahaks nüüd lõpusirgele jõuda. Samaarlane teeb oma osa ära ja lõpuks ta läheb oma teed.
ja see koht jääb vabaks. See jutt lõpeb ära, aga nüüd siit oleks võimalik ühe teise jutuga alustada. Ja see on sinu ja minu jutt. Sinu ja minu lugu. Ja ma isiklikult palun ja paluge ka ise, et teie sellel eeloleval nädalal, eeloleval suvel, et meie silmad oleksid lahti, meie kõrvad oleksid lahti, meie käed oleksid avatud nendele, kes abi vajavad. Jumal õnnistagu meid selle teekonnal. Meie tee jätkub koos Jumalaga. Ja olgu see, nagu Jaakobus ütleb, sina usud, et Jumal on üks ainus. Seda sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Kas sa suudad mõista, sa oled tühine inimene, et usk ilma tegudeta on surnud. Aamen.